Hola, hola! ¿Qué pasa, amigod? Kuidas läinud on? Mis teinud olete? Meil igatahes on käes 15. september ja meil on jäänud täpselt 10 päeva Sunpeaksis tööd teha. Ja siis oleme vabad nagu linnud, et teha mida iganes. Suvi on olnud imeline. Mägedes, mäõhk ja kõik on olnud nagu nii mõnna lihtsalt. Et täiega olen nautinud seda elamust siin. Siis meil on plaanis veel väike staff party. Peab ikka selle seasoni ära korralikult saatma ja korralikult ketšupima ikka oma nende uute amigodega. Siis me peame oma toa hullult korda tegema, et saaks oma deposiidirahad ja rendirahad kõik tagasi. Meil on see suvi täiega vedanud sellepärast, et lepingu järgi saame kõik oma need majutuse rahad tagasi, kui oleme selle seasoni lõpuni ära, nii et win-win. Kui meil siin leping läbi saab, siis täna hommikul saime rõõmu-uudise ka, et meil on juba uus töökoht olemas ka. PC's Chilliväkis ja meist saavad siis landscape technicianid, mis see nüüd eesti keeles on. Need on need, ütle nüüd aita, kaameramees. Maastiku... Haljastustööd. Jaa, haljastustööd ühesõnaga. Peame muru niitma, trimmerdama, rohima, ma ei tea, puid kärpima, maha võtma, talvel lund lükkama. Nii et tundub põnev. Saame ikka läbi aasta ringi korralikult õues töötada ja seda ilma nautida. Tööintervjuu tundus ka nagu mega chill. Ei olnud mingi krampis, selline hästi strict ja ametlik. Mul viskab nii palju neid inglisekeelseid sõnu vahele, aga mis teha. Aga tulime siia Kamloopsi täna. Täna on meil kohustuslik see shoppamise päev, kus teeme oma nädalaostud ära. Esimene peatus on meil Vietnami kõrts, kus lähme sööme midagi head ja seejärel lähme teeme väikse matka siin veel ümberringi ka. Aga näeme kõrtsus! Noh on küll norimissõna, aga ma ei oska seda kuidagi alustada. Ei ole nii professionaalne ega amatöör. Aga Enno. Heini. Pole kunagi Ennoks kutsunud. Või kummaline kohe. Aga mis on su suvelemmikud tegevused, mis me teinud olema? Me oleme proovinud nii palju erinevaid asju teha esimest korda ja mis on kõige südamelähedasemaks saanud. Esimest ja teist kohta jagavad rafting ja mägirattakross. Enno on seda mägiratast rohkem teinud kui ma. Eile just käisid sõitmas ja kõik lihased on nii õiged. Aga ikka päris hästi tuleb välja juba igast tümped asjad ja peaks saltosid veel ei tee, aga täiega naudib. Seal on 3 erinevat raskusastet ja Enno on juba 3. juures. Teeb mustasid radu, langemised on mingid eriti järsud. Kõva vend. Ja kui tutvus ka sees on siin rahtarendis, muidu läheks alla hindlusega sott vist ratasele. Aga me saime põhimõtteliselt eile 13 alale. Jumala hästi läheb. Plus mäepiletit ei pea ostma, see on meil kõik töökoha poolt, nii et hästi elame. Saame igalt poolt ikka seivida. Suu tuleb alati lahti teha, küsida. Keegi vastu suud ei löö. Et siiamaani on meil väga vedanud igatahes. Ja 3. koht, Banff haigid. Kõik need haigid. Eriti see Moraine leigi ümber, see Tower of Bubble oli.
see oli mega kõva vaatega lihtsalt. Üks ohtlikumaid haike kusjuures. Me oleme kuulnud, et mitmed doktorid, inimesed on selle surma saanud. Aga meie amatöörid läheme oma jooksutossudega peale ja siiamaani särame siin elus terved ja õnnelikud. Minuga saime ühel poole, kuidas on naisega nüüd. See on tema 3. 3 highlighti või? Number 1. Roadtripid selle vennaga. Päris rits. Autos magamine lihtsalt, ma ei tea. See on lihtsalt mõnus. Õhtused jutuajamised ja asjad, no selle vastu ei saa. Number 2. Siiamaani jah, kõige südamelähedasem on see haik seal Tower of Bubbly peal. Need vaated ja kõik oli nii võimsad, et see tekitas sellise pisiku, et tahaksid kõik mäed ära ronida, kõik ära avastada. Et jah. Ja number 3. See on raske. Mulle meeldis ka see, aga ma olen ainult 1 korra seal käinud. Tahtsin, et see poiss saab ikka korralikult fannida seal, kui teiste poistega läheb. Saab ikka kõrgemaid neid hüppeid teha ja ägedamaid radu teha. Ma olen see aeglane vend, kes siiamaani teeb neid algajaradu, nii et äkki järgmine nädal teeks selle viimase sõidu ära ja siis oleks äge. Ehk siin Kanada peal leiame veel mõne mäe või midagi, mida sõita. Et see oleks vinge. Üks asi, millega võiks tegelema hakata. Ma mäletan, kui ma väike olin, mu rattasõit oli nii vastumeelne, et isegi 5 kilomeetrit jonnisin ja põmmisin. Aga nüüd... Mäest alla tõid sullaine. Jaa, nüüd ma panen juba niimoodi hullu, et... Ema on kindlasti uhke. Ja muidugi hoiab nagu palvetab enne igat videot, et millega nüüd tütar on hakkama saanud. Aga kõik on ohutu. Kõik on... Proovime ikka ellu jääda selle tripi jooksul. Aga nii palju veel on ees, et ei jõua lihtsalt ära oodata. See on kohe Austraalias sain oma laksa armastuse. Fookusena vürtsikas, mõnus. See soojendab, et südame soojaks, kõik soojaks, kõik sulab. Ja mehele nuusid. Et ikka muskel kasvaks ja kohaneks. Oho, sa siin istud? No, привет! No, привет! Как дела? Normaalne, räägi. Väga hea, ega ma rohkem vene keelt ei oskagi. Aga jõudsime siia ühte rahvusparki, mille nime ma väga öelda ei oska. Kenna Cartwright oli vist. Lähme vaatame need vaated Kamloopsile üle, et seal peaks olema päris primaatmaale nagu. Aga lähme! Rahu. Rahu. Pane jooksmäest üles juba. Ja sealt ta läks. Ma nagu jalutaksin üksi tee peal. Jalutadki. Paariline reisikaaslane, filmipoiss, kõik on seal pool. Au ja kiitus.
Namaste, muisi. Lähme edasi. Oh hei, tervitused Sunpeaksist ja tere talv. Käes on 16. september ja meil on täpselt 9 päeva hooaja lõpuni. Aga vahivärki, meil on esimene lumesadu mägedes, mida meil õnnestus kogeda. Mõnus, valge, paks lumi. Ma vahetaks küll jalgrattad ilmselgelt kohe suuskade ja lumelaua vastu. Mis sest, et mul skilli ei ole, aga aeg on ära õppida. Ilm on mägedes alati nii ettearvamatu, nii et ei teagi, mida tööle kaasa pakkida. Mäe all võime kanda lühikesi käiseid ja lühikesi pükse, samal ajal kui üleval on vaja täit talvevarustust juba. Need, kes mäealamil hetkel jalgrattaid peale laevad, neil pole õrna aimugi, et üleval mäe otsas sajab lund, sest see ei ole mäealamilt üldse nähtav. Nii et üleval ootab ees neid ikka korralik ilus üllatus. Aga minu tööpäev on selleks korraks läbi, nii et aeg on võtta oma lift alla. Kes praeguse ilmaga sõidab töölt koju oma uues liisinguautos, kes sõidab rattaga, kes läheb bussi, kes trammiga. Aga mina liigun suusaliftiga. Ja siit on näha ka, kuidas see ilmamuutus toimub. Kui üleval oli nähtavus täiesti olematu, siis all on ilm ikka päris kena ju. Käes on 21. september ja meie hooaeg hakkab siin Sunpeaksis läbi saama. Aga enne veel kasutame oma need tasuta mäekaardid ära ja lähme mägirattaga sõitma. Vaatame, kas teise korra peale mingit skilli on alles ka. Aga numero 1 lähme võtame oma varustuse. Mis tunded valdavad? Kas on kurb ka või? Excited. Tahaks sõita juba, tahaks hüppeid teha. Ja see on reaalne maniak mustade radade peal. Paneme niimoodi. Aga lähme vaatame, kas see vastab tõele. Ja. Ja siit see staar kohe peaks tulema, uus tulevane maailmameister mägijalgrattur Keili Jerman. Vaat kohe käna ei pane, pole määlegi jõudnud. No okei, läheb ära, eks ma siis jooksen järgi. Hey bro. Ja siit see uus staar jälle tuleb esimesele sõidule. Ma ei tea, mis tal küll peast toimub, aga noh. Proovib sisse äkkida, sai hakkama ja siit ta tuleb, läheb siia lifti, me lähme, meie sõber on tööl. Yeah, davai! Are we ready to rumble? Teine kord mäel, teine päev. Ilm on selline kummaline siin mägedes. Ühel päeval sajab lund, teisel päeval sillerdab päike. Aga meil on ilmaga ikka täiega vedanud. Vähemalt täna. Reedel lubab jälle lund. Mida ma patran ilmast lihtsalt, lähme sõitma. Paar minutit on veel mäkke minna ja siis on 15 minti mäest alla sõita. Täiega pull ala, uus mõnus hobi. Üks vinge sõit alla.
terve päev. kui omal GoPro hoidjat ei ole, siis tuleb leidlik olla. Mul on see jooksuvöö, siit piilub väike GoPro välja. Enne oli probleem, Enno küljes oli, aga see vaatas natuke liiga allapoole. Aga noh, ma leidsin hea koha, kuhu toetada, nii et loodetavasti siit tulevad head klipid. Ralli S. Kuidas kommenteerid oma viimaseid hüppeid, käimisi? Hüppeid, käimisi, viimaseid? Jaa, viimane kord, kui sa poistega käisid rattaga sõitmas. Ma jäin koju, tahtsin, et ennakas saab nautida ikka. Tegime musti radasi ehk siis hullemaid, mis siin mäel on ja ikka ülituus on. Üks hüpe oli siuke, et hüppad ja maandud põhimõtteliselt nagu vetsupott, spiraal läheb alla ja siis pead sealt kohe jälle välja hüppama. Täiega naudin mägirattasõitu. Leidsid omale uue hobi, jah? Uue hobi. Loodame, et Eestis on ka, aga jah. Eestis on natuke väiksemad pargid, ilmselt mingeid selliseid mägesid seal ei ole, aga testida võime ikka neid. Läheme testisõidule. Läheme. Davai ikka. Oh, rahu, poisid! Pidurdasid esipiduritega. Pidurdasin. Sama täis nagu enne, sama puusavänd. Tubli, poisid! Parkujeme. Tahtsin üle oma varju hüpata. Teiste lõpetuseks. Ei tahtnud. Hello, today I will be teaching Enno how to ride a bike. You can load my bike. Let me load the bike. You can show how to load the bike. You're the man. I'm gonna go to the head strap. Alright. Come with me? Yeah. Tell I went there. I love biking. Alright.
peab jälle ABC juurde tagasi minema. Lemmikrada oli kinni, lehmad olid ees, mindi karjatama, siis võtsime uue raja. Ja mis juhtus? Juhtus see, mis juhtuma pidi. Panin matsu, käisin üle selle poigi. Oli mägi alles, ma ei olnud nendeks valmis. Pole siin nädalaid harjutanud ega midagi. Usekondid mõlemad verised. No ikka nagu õige paiken. Ma olen harjutan veel nendel rohelistel radadel. Samal ajal kui Enno läheb, võtab super nugetti ja mustaraja. No hakkame liikuma. Davai. Peale seda kukkumist on mul iga selle kurvi ja künka taga selline paanika. Aga rahustame närvid maha ja kustutame janu. Vesi seda igatahes siin ei tee. Ma olen nagu mingi kaamel kõrbes reaalselt. Aga terviseks. Terviseks ja muidugi õlu aitab kindlasti haavade vastu, ainult paremaks teeb. Vana rahva tarkus. Ja. Aga järgmine aasta Kiviülimäed, siit me tuleme vallutama. Ja kui kellelgi on soovitusi, kui Eestis on mingid bikepargid, asjad, mille me võiks läbi teha, siis pange kommentaaridesse. Juhu! No mu päiksekiir. Lähme sõidame päiksekiir või? Kohe lähme. 1-10, kui kannatamatu sa oled praegu. 10. Ilmselgelt. 10+. Jaa, see meeter on juba Ega piirais juba tahan sõitma minna, aga ei, naudime ilma, joome õlut. Ma ei taha õlut juua, ma tahan sõita. No, teeme nii. Viimane lanks ja mine. Ja siit me jälle läheme. Jälle sõitma Lõpuks! Vaadake seda väikest last lihtsalt üle. väikest last ja Väike laps kummipoes. No nokitsemees. Nokitsemees! Näitama mulletit. Homme tõmbame Küljed paljaks. Küljed paljaks. Piirjooned välja ilusti. Jaa. Nii nagu asi käib. Jaa. Kanada mullet is coming! Kas sa oled üldse Kanadas elanud, kui sul ei ole kunagi mulletit andnud? Ongi näitama, Kanada või? Jaa. Varsti tuleb väike võitse habe ka ja see on nagu päris. Jaa. Praegu kasvab juba või ajad vahepeal ära või? Varsti. Talvel, siis kui külmaks läheb. Jaa, siis kui talvehooaeg on, saad mulle jõuluvana teha. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. Ja ongi päev juba õhtus. Kukkusin täpselt 3 korda
aga hoolimata kukkumistest oli päev nagu mega chill. See mägirattaga sõitma õppimine on nagu õpid väiksena esimest korda jalgrattaga sõitma. Kukud paar korda, tõused püsti, pühid põlved tolmust puhtaks ja lähed edasi. Aga teeme need rattad puhtaks ja siis viime varustuse tagasi ja siis vaatame edasi. Tellisin omale mu lemmiksalati, Thai beef salati, Austraalia aegadest lihtsalt mõnus nostalgialaks. Just sellest imelisest restoranist siin, mis näeb nii mõnus hubane välja. Ja nüüd läheme teeme väikse pikniku järve ääres, sest et ilm on mõnus, ilus, soe. Naudime, võtame viimast. Jõudsime kohale siia järve äärde, kus me kohe väikse pikniku teeme. Karpsalatit on olemas, mees on olemas, ujumisriided ennokale on olemas. Ja nii ilus õhtu meil tulebki siis. Üks parimaid, mõnusamaid, hubasemaid. Ma arvan, et siit on päikseloojangut ikka päris kõva vaadata. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. 'Cause I can see in your eyes. Your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta try. Siin me oleme. Ja mu armastus selle Tai veiseliha salati vastu on nagu meeletu. Check this out! Imeline. Vaade on imeline, toit on imeline, seltskond on nagu primo lihtsalt. Aga proovime järgi. Proovime järgi. See sama maitseelamus nagu oli Austraalia. Ta midagi räägib seal veel. Või mis ta räägib? Ta sööb juba seal. Jälle seal teeb mingi õnts, suu tühjaks. Ja teeme paar pilti ka. Ma ei oska ujuda. Mis arvad, ma oleks teinud? Joo, ma olin nii lähedal. Hola! Oleme jõudnud Monte Creeki Winery'sse ehk siis veinimõisasse, kuhu tulime veine degusteerima. Proovime need Kanada veinid ka järgi. Kui eile olid põlved, tolmused, küünealused, mustad ja hambad liiva täis, siis täna teeme ikka midagi, mida tsiviliseeritud inimesed teevad. Harime ennast kultuurselt veini poole pealt. Aga lähme sisse ja proovime järgi. Noor mees. Mida te veinidest teate? Kogemust on? Praegu ei tea midagi, aga kohe varsti saame teada. Lähme kooli. Käes on september ja lähme veinikooli. Täiskasvanute kool.
Peale kooli vaatame, kui head veinid on. Tegid mällu veini. Kuule, degusteerimine ei ole ikka mällu joomine, sa oled sellest asjast ikka väga valesti aru saanud mees. Degusteerin natuke rohkem. Sa oled kaine rool. Jaa, peame jääma küll. Voodi on taga ju, vahet ei ole. We're running out of light. Time is changing day to night. Lines are fading out. And we're dancing in the park. Nothing's wrong with when I start. 'Cause you look better in the dark. Oh, counting days, I made it through without someone like you. Mustika vahuvein. Hapupustikas. Proovime ka. No, mida see meenutab? Kui originaalne ma välja näen praegu. Vahuveini väga keerutama ei pea, aga pole olla. No siis olen originaalne. Sõrmed, hoidke sõrmi. No. Kas see on nagu ema tehtud mustikamahle sahvris või on midagi mängemata? Ema tehtud mustikamahl sahvris ja kus isa on salaja viine sisse valanud. Päris hea ütleks ju. Mõnus siuke magustoidu kõrvale või kuhugi. Päris hea isegi. On. Hasta la vista mañana või? Päris jah. Täna jääme testima siis. Jah. No nii. Järgmiseks meil on siis Chardonnay Reserve. Vahineid siredaid sääri. Ära pane nii, brood lendab üle klaasi veel siin. Vana parm hakkas järsku. Tegi ka häält, noh. Et mulle ka? Proovi teist ka kohe. Tavaliselt Chardonnay magus ei ole. Ja see on siis Living Land Riesling. See on kapukam, aga samas oli siuke mõnus puuvidena alanoon. Proovime. No näita, kuidas need mehed joovad siis. Nagu kruusist. Nagu ei jääks õllekannu käes. Mehed on nii... Pane keerlema. Neile meeldib keelega maitse siis ikka. No, maitse on jah, kõik on. Proiska ja põhjani. Ups. Avakõri ja läheb. Kas sa tundsid maitset ka või lihtsalt kallasid? See oli siis see Riesling. Ei tund. See oli nii lahja. Muu poleks mul kraanivett. Kraanivett, tuleks meil kraanist päriselt Rieslingut, oleks päris hea. Jumalate jook. Vaata seda. Chardonnay. See mulle meeldis ka. Jätta mulle ka veel üks lonks, ma tahan proovida, äkki võtame selle pärast koju kaasa ka. Oli hea, on ju? See on päris hea. Mulle meeldib. Noh, Mustla proff, degusteerija. See on siis Hands Up White. Hands up, kõigil käed üles kohe. Seda muidugi joodab igapäevavein. Igapäevselt päevastele nendele veinisõltlastele, kes ei saa enne magama minna, kui pokaal veini enne hinge taga. Proovime siis järgi. Jaa, seda on lihtne juua. See
seda võiks iga päev kraanistada küll. Ja siis on Living Land Creed. See on selline magusam puuviljane, ananassine. Ma ei tea, kas see on see, et me juba paar tükki proovinud oleme, aga super ei tea. Nonii, minu kord. Selle vaatan ka. Nonii, Living Land Creed, see mu lemmik praegu. Ananassine, puuviljane või ka fruity. Tund aega hiljem. Ikka veel katsetame veile. Degusteerime. Süljekauss on kõrval, aga seda me ei ole kasutanud ilmselgelt ju. Ei ole vaja. Kuidas maitseb? See on jumala hea ju. See on mulle midagi. Kas küll igapäevaviin, aga väga mõnus siuke dessert on küll. Kui ennast vahepeal premeerida. Romantika õhtuteks. Juustu kõrvale, viinamarjade kõrvale. Samas päris hea mõte, võiks pikniku teha küll ju. Ja kuidas see oli? Igapäevafein. Ei ole. Oli. Proovime järgmiseid. Proovime. Nonii, eelviimane vein. Seisab veel kahel jalul, aga... Pigem apukas. Magase liha kõrvale nagu oleks Mulle ka? Joo üksi kõik ära. Üks on veel proovida. No üks on veel. Living Land. Cabernet. Lala sala. Cheers. Juba silm hakkab käima. No aitab sulle ka. No. Ma panen prooksud. Prooksud tulevad sinna. Animees. Degusteeri. Aga jah. Silm juba läigib. Hakka ka või veinisõbraks päris hea. No täpselt. Erinevaid saab degusteerida, siis tekib ikka mingi teadmine nendest veinidest, milline meeldib, milline mitte, mis marki meeldib, mis marki mitte. Sul juba läheb selle peale pea käima. Järgmine. Muu armas veinisõber. Ja teie kommentaarid, noor härra? Ei olnud kõige parem. Ei olnud. See valge fruudi ja see minu arust mustika vahuvein oli kõige parem. See tõmbus kõige suu nii kuivaks. Et nagu ongi pidu läbi või? Kõrva, et kas see oligi kõik, peab koju minema või? Aga ostame kaasa parem. Ostame, teeme nii. Vaatame, mis asjad siis lämme teeme. Jaa, muuled vajab pügamist. Jah. Davai. Filmi, kuidas ma haaran, haaraks ta mind ka siis niimoodi, no. Ei, tema haarab pudeleid, no. Ja. Pole. Sa nagu nii jood, enamus ära, joodik parem. No davai. No näita haaramisvõtteid. Häh? Pole olla.
maapill ainult. Leegid või? Leitsile. Lähme jooma! Igaüks otsib oma. Mina leitsin ja sina leitsin. Kunagi mulle ei meeldinud absoluutselt veini juua, tundus hapu ja vastik ja uskumatu. 30 kukkus. Nii täiskasvanulik kohe. Võtame kohe 2 pudelit. Lähme toome juustu viinamarja ka ja teeme kuskil pikniku. Teeme väikse romansi. Jah.